Tere! Jätkame enda vormeli detailide loomist. Tänaseks peaks olema valmis vormeli raam ja vormeli telg. Ja võttes nüüd lahti Kalle Kivi 3D modelleerimise õpiku õpilase raamatu, siis leheküljel 28 hakkame tegema järgmist asja, nagu on ratas. Siin on näidatud nüüd küll ratta osaline lõige, aga meil on võimalik siit andmeid välja lugeda. Meil on vaja teha üks kettakene, mille läbimõõt on meil siin 30 mm ja selle 30 mm kettakene tuleb teha meil nüüd 12 mm paksuks. Ja siis tuleb siia teha veel omakorda üks väikene selline süvendikene, mille läbimõõt on 20 mm ja seda süvendit tuleb siis sisse süvistada, nagu te siin joonisel näete, 5 mm osa jagu. Ja siis peab veel läbi selle ratta tulema ka keskelt üks 8 mm auk, kuhu siis ühel hetkel me vormelit kokku pannes paneme siis sisse siia juba varem tehtud telje. Aga läheme siis enda programmi akna juurde. Valime jällegi uue detaili tegemiseks menüüribalt File, valime New ja veel korra New ja siis kindlasti jälgime, et valiksime meetermõõdustikust detaili, mida me tegema hakkame ja siis keskkond nimega metric part.bar ja okei. Nii, muudan endal tausta jälle natukene silmale kõlbulikumaks, valin siit gradient, okei, ja olen valmis modelleerimiseks. Nii nagu jutt tuli teha siis 30 ketas, valin tööriistaks jällegi Circle by Center Point ja panen jälle lukku siis XZ tasapinna, et näete, siin annate teil ka vihjed välja, et tegemist on siis XZ tasapinnaga, mitte mingit muud tasapinda ärge valige, F3 ja siis ma panen need referentsplaanid endale eest ära, et jääb ainult see tasapind, mille peale ma siis joonistan ja sellest annab märku ka siis see pruun ristkülik siin ümber. Ja ega siin muud ei olegi, kui kirjutan lihtsalt properties reale, kui suure läbimõõduga ma seda ketast tahan, tahtsin 30 mm ja hästi oluline, et te seoksite ära selle ringjoone keskpunkti täpselt koordinaatteljestiku keskpunktiga, vastasel juhul teil tuleb lihtsalt lopergune ratas. Ja et ärge seda ühtegi klõpsu kuskil mujal tehke, siin nii nagu oleme rääkinud juba, iga klõps on arvel. Jälgige, et te saaksite siis koordinaatteljestiku 0 punktile pihta või siis mis iganes teljele võite ka viidata, peas, et on see märge, mis seal kursori juures on. Ja teen ühe vähestest klõpsudest siis siin täpselt keskkohas. Nii, üleliigsest ringjoonest sain lahti siis, kui teen klõpsu kusagil mujal töölaual hiire parema klahviga. Klõpsti, sain lahti. Panen juurde ka kontrolliks mõõdud, et ta mul siin pärast neid muutma ei hakkaks. Klõps joonel ja klõps eemal ja täitekäsklusena võite veel enterit vajutada. Ärge laske minu kahest läbimõõdumärgis siin ennast segada. Teil on suure tõenäosusega ainult üks läbimõõdumärk ees. Nii, ja nii nagu jutt oli, see kettakene tuleb teha nüüd 12 mm paksuks. Ehk hüppake korraks, vajutage, lülitage sisse select. Et see tähendab, et te teisi tööriistu ei kasuta. Tulge ringjoone sisse, niimoodi, et see ringjoon läheb siis jällegi kuldkollaseks. Teete hiire vasaku klahviklõpsu. Võtate kinni hiire emba-pumba vasakust või paremast noole otsast, et seal ei ole vahet, aga ärge sellest kerast kinni võtke, sellele siis ta ei toimi. Vaid ikkagi noole otsast kinni, lasete lahti, kirjutate 12 ja võtate enter. Te ei tohi mingil juhul hiirt liigutada kirjutamise ajal, siis ta nullib teie andmed ära. Nii, et meil on nüüd 12 paks kettakene, hakkame tegutsema nüüd selle süvendi osaga. Ehk siis meil on vaja nüüd joonistada siia pinnale üks 20 mm läbimõõduga ringjoon.
ja valin jälle tööriistaks Circle by Center Point ja liikudes kursoriga nüüd siia ketta pinnale näete, siis ongi pärast tööriista valimist järgmine asi, mis te tegema peate, on tasapind lukku panna. Nii et selle ringjoone pinnal vajutan F3 ja siis võin juba ette anda diameetri, milleks oli siis meil 20. Ja nüüd on jälle hästi oluline koht, et seoksid ära koordinaattelestiku nullpunktiga. Ta annab teile ise vihjed siin välja, et kui te lähete ka enda koordinaattelestiku peale siin ja hakkate kursoriga liikuma siia enda õige pinna peale, siis ta annab teile siit need märgid välja ja suure tõenäosusega te leiate selle keskpunkti risti siit kenasti ülesse. Ja siis saate teha siin ristil järjekordse klõpsu. Nii, ja ülearusest ringist saate lahti jälle hiire parema klahviklõpsu tees kusagil mujal. Noh, ja kontrolliks võib muidugi panna jällegi mõõdu juurde, kasutades Smart Dimensions blokis, dimensioonide blokis Smart Dimensionsit, klõpsates jälle ringjoonel ja klõpsates seemal ja täitekäsklusena Enter. Nii, ja nüüd tuli meil seda asja siit keskmist ringjoont siis nihutada 5 mm sisse poole, tekitada selline süvis, et hüpake siis korra jälle selekti peale, tulge ringjoone keskele, tehke hiirega vasak klahviklõps, võtke kinni noole otsast, sikutage, laske hiir lahti, kirjutage 5 sinna sinisele taustale ja vajutage Enter. Ja ongi teil juba nõutud süvend ratta osas tehtud. Nii, ja nüüd tuleb teha veel teil selle pulga jaoks siis 8 mm auk. Noh, et see vahet ei ole, kumbalt poolt teda teete seda 8 mm auku. Noh, mina valin siis antud juhul ratta tagumise poole selle augu tegemiseks. Ja valin nüüd järjekordselt tööriistaks Circle by Center Point ja panen lukku nüüd seekord ratta tagumise pinna F3. Annan ette siis mõõdu, milleks oli meil 8 mm. Vajutan Enterit. Ja kuna see koordinaattelestik on meil tegelikult täpselt samal pinnal, nagu meil see ratta tagumine pool on, siis siin on selle võrra lihtsam. Siin peate saama jällegi selle koordinaattelestiku nullpunktile pihta ja saate teha jälle hiire vasaku klahviklõpsuga klõpsu ja parem klahviklõps kusagil mujal. Ja jälle hüppa korraks selekti peale, tule ringjoone keskele, tee hiire vasak klahviklõps siin kuldkollase ringjoone keskel, võta noole otsast kinni ja lihtsalt lohista kusagile kaugemale eemale. Siis enda see nii-öelda cut-out ja tee kusagil eemal klõps. Ja ongi teil ilus ratas valmis. Nüüd sellise väikse vigurina võiks siis seda ratast natukene disainida ka ja menüüribal View, kui te klõpsate View peal, on selline valik nagu Color Manager. Näete, siin on terve stiilide blokk, siis Color Manageri all on võimalus valida. Kui ta vaikimisi on see basic või base stylesid on nii-öelda model default, ehk ta on selline hallikarva, see minu element, siis ma võin siit valida millegi muu, mis sulle parasjagu meeldib. Näiteks valin Wood, vajutan OK ja minu ratas muutub automaatselt puidust tekstuuriga. Ja nüüd ei olegi muud, kui salvestada jällegi ära menüüribalt File või Application buttoni alt File. Valite jällegi Save as ja siis soovite desktopile salvestada file nimega ratas. Ja valmis ta ongi.